kaunist laupäeva kõigile. Ma mõtlesin, et ma teen lõpuks ära video meie autodest, sest me ostsime vahepeal teise auto ka. Esimese ostsime me siis Perdist, sellest ma mingi imeväikse klipi lisasin, kui me Perdis olime, kui me valimas käisime. Ehk siis meie esimene auto oli valge Toyota Corolla, ilmselt kõigil nähtud ta juba. Aga siis tema hinnast natuke. Ta oli alguses $3999. Saime natuke kaubelda, saime 3700-ga. Mul pole õrnemegi, ma arvan, et ta oli äkki 2002 või 2003 aasta oma. Väike bensukas, 1.8 mootor nagu näha. Pole isegi sellesse süvenenud. Täitsa hästi ja korralikult hoitud. Ma nüüd ei kujuta ette muidugi, kas nagu ka päriselt, et kui me seal autot ossime, siis see olevat just tulnud eile või samal päeval ja näitas meile mingit vanamehe dokumenti, et ta leidis selle autost ja värki-särki, aga muidu on siuke tipp-topp. Heleda sisuga, konditsioneer on olemas, mis on peamine siin ja valget värvi, et päike ei sööks ja auto ei oleks kuum. Aga minu auto nii-öelda, et kuna see auto oli 3700, siis papagott karjuvad, oli 3700, siis mõtlesime, et siit ülevalt nagu ei hakkaks mingit kallist autot ostma, kuna siin on tõesti nagu väga kallid autod. Siis minu sugulane just arvas, et tema müüb oma auto ära ja niikuinii, kuna me peame varsti töökohta vahetama, meil on 2 autot vaja ilmselt, siis ostsime ta juba varem ära, et oleks olemas ja ei peaks maksma mingit üüratud summat, sest et me ostsime selle auto ära mingi 6 aega tagasi. Samal ajal siis oli ka, siin on üks plats, kus nädalavahetusteti viivad inimesed oma auto nagu müüki. Ja kõige odavam oli too hetk 8000, see oli mingi Mazda 3 väike tilluke sedan. Aga minu auto on siis punane Corolla. Tal ei ole ilukilpe, ma väga tahaks neid ilukilpe, aga eks näis. Aga selle punase me saime siis 1500-ga, väga hea diil. Ta on ka 2002 ja 2003 aasta oma, samamoodi 1.8. Tema on siis punane, nii et tema on saanud natuke päikse käes räsida, natuke võib-olla rohkem kui natuke. Ehk et tal on siis üle kere päiksesöövitusjäljed, aga see ei ole siin üldse oluline. Peaasi, et auto oleks korras, sest et paratamatult on see, et kui sul siin ei ole valge auto, siis ta on päiksega kahjustada saanud, mõni rohkem, mõni vähem. Ehk et siin on tähtis siis see, et auto oleks korras ja konditsioneer oleks jääkülm. Seda ta on. Nii et 1500 eest ma arvan autot küll ja veesin lihtsalt linna vahel ringi rallimiseks. Siiani ma temaga nagu väga palju sõitnud ei ole. Aga küll tuleb ka tema aeg, mõned asjad on tal siin puudu. Katteasjad on tal siit kaduma läinud, aga see on väike mure, ma arvan. Põhiline oli see, et saaks auto normaalse hinnaga. Timo auto täpselt samasugune, lihtsalt ei näe mõtet sinna teise autosse ronida, lihtsalt temal on siis need katted ja asjad ka olemas. Kõik on täpselt samasugune, oleme siin väike Corolla mafia, üks oma valgega, teine oma punasega. Kui me siia tulime, siis kõik olid, et et te peate endale nelikveo ostma, et see on siin hästi oluline, et džiibiga saad ronida randades ringi ja värki-särki. Ma ütlen ausalt, siiamaani me ei ole puudust tundnud nelikveost. Eks näis, kas me kunagi tunneme temast puudust. Et kui me autot Perdis otsisime, siis valik sai Toyota kasuks, et Toyota siis siin Austraalias on väga-väga palju. Oluline oli, et ta tooks meid 1600 kilomeetrit siia ülesse. Seda ta on teinud, me oleme temaga käinud ka pruumis, nii et igati on ta oma raha väärt olnud.
ja siin me siis kindlasti ka saame tema eest rohkem raha küsida, kui me kunagi ta maha müüme. Nii et jah, üleüldse siin Euroopa sakslasi on siin väga vähe. Siin ongi Toyotad, Isuzud, Mazdad, Hyundai'd, et ja need mudelid on ka nagu sellised, mida Euroopas ei ole, mis mõned on nagu päris meeldima hakanud. Nii et mine sa tea, võib-olla mu armas kallis Mersu ei olegi mu esimesel kohal enam varsti, vaid hakkab mõni jaapanlane või keegi meeldima. Aga ei, Toyota hea auto, siiani oleme väga rahul. Ja hinnad olid ka tegelikult üpris okeid. Võrreldes siis sellega, et siin tõesti nagu autohinnad on lihtsalt täiesti katuses kuskil kosmoses, lihtsalt täiesti ulme. Et siiani rahul. Ja võib-olla siis, keda jälle natuke hinnad huvitasid siin Austraalias, kes ka ise tahaks tulla või midagi. Võib-olla jälle natuke kasulik video kellegile ja näeme järgmine kord.